lohisev meeter on umbes tonni, et Ja siis nendele tuunijatele ma võin öelda, et tiitel on võidetud originaalõhufiltriga. Tead, võtad seal mudas selle eedri eest ära ja siis on ikka küll, et pimedaks läheb ja siis kõht läheb tühjaks ja naine helistab, et kus sa oled ja siis sealt nagu sai see asi alguse, et ikkagi need hääled olid ikka ägedad ja tekitas siukse mõnusa siukse tunde, et see kahetaktiliste prääniku lõhn ja et tahaks ikka ise ka proovida. Crazy Ride, jah. Tervist! Täna me oleme tulnud külla Mait Vestelile, kes on siis 2024 aasta Eesti meister Superbike'is. Räägib meile oma väikse loo, kuidas ta üldse sinna on jõudnud, mis elu ta elab. Näete, meil selja taga on siin üliägedad masinad, millega me kindlasti proovime äkki ka sõita, kui Mait lubab. Ja vaatame, kuidas siis meie podcasti teine osa välja tuleb, et esimene osa on juba postitatud ja kes on näinud. Ja ega siin ei olegi, hakkame siis vaikselt pihta. Jah, tervist! Ja soovime kõigile ka head uut aastat. Head uut aastat! Et kõigil oleks palju kordaminekuid ja tuleks äge aasta. Tahate ka midagi öelda? Näib sees ka või? Ei ole praegu, ilusat pühapäeva siis. Lööme siis teed kokku ja... Kuidas seal oli, eks jah? Ja tule lööga Sander ka. Jah. Mäletate seda Kreisi raadiost või? Mida? Ants! Marko ei ole näinud seda või? Ikka olen. Oled jah, okei. Laivitu vahe ja Antstu vahe. Räägi siis, Mait, mis tunne on olla Superbike'ide Eesti meister? Oled ajalooraamatus uus nimi. Varem ei ole seda nime seal käinud, Superbike'i meistrite. Kas top 3 oled olnud meil ju või? Ei ole, et varemalt olengi olnud nii-öelda siis kõige parem koht on 4. koht olnud ja väga hea tunnen, et ütleme niimoodi, et minu jaoks on täitunud nii-öelda väga tähtis unistus minu jaoks ja kaua aega läks selleks? Siis kokku läks siis kui ringraja karjääri arvestada hobisõitjana, siis nii-öelda 13 aastat. Natuke ikka läks? Natuke läks, jah. Palju kilomeetrit tuli kokku? Pole arvutanud austada mitte kunagi. Üldse ei tea, palju hooaja jooksul tuleb? Ei ole väga arvutanud jah, selliseid asju, sellepärast, et ma olen alati... Kuidas sa tead, millal õli vahetada siis? Peale igat sõitu vahetan, et käin sõidus ära võistlusel trennis, siis on kohe õlivahetus ka. Umbes ikka niimoodi, et tunde järgi, et oleneb ju ka, kas on näiteks vahest vihmane olnud või kuidas mootor on koormust saanud, et siis selle järgi nagu... Lahe. Palju etappe kokku tuli see aasta? See aasta tuli tegelikult vähe, et see aasta ma sõitsin ainult 3 etappi. Palju kokku üldse oli? Kokku oli tegelikult Eesti meisterarvetuses oli 5 etappi. Kus sa ei käinud? 2 Pärnut. Soomes sa ei käinud vist või? Ma ei käinud Soomes ja Lätiga oli tegelikult niimoodi, et Läti oli nii-öelda siis ametlik esimene etapp, eks ju, ja siis see oli ka esimene võistlus selle uue BEM-iga, eks ju nüüd. Ja siis Läti hakkas kohe laupäeva hommikust alla mäge minema. Et tunne oli niisugune kehv, ei olnud nagu seda kindlust nii-öelda seal Läti rajal, sest kui Läti rajal kindlust ei ole, eks ju, Pikernikis, siis nagu ei ole seal väga lahe, eks ju, sõita ja kuna ka Sikril tekkisid mitmeid niisuguseid tehnilisi probleeme nii-öelda, mida ma ei osanud nagu oodata, eks ju, siis pidi ka palju vigu parandama ja siis see võttis tuju ära, eks ju. Aga trenni said üldse? Trenni päeva ma tegin ära, jah. Ma mõtlen nagu enne mul üldse, enne esimest võistlust, millal sa mootorratta kätte said? Ma sain mootorratta kätte kusagil niimoodi 22. aprill. Okay. Et suht niimoodi nipa-nappa, eks ju. Aga see Lätiga, ma tulen tagasi, et oli see teema, et mind väga häiris see Sarunase Vladase kukkumine. Et see ikka võttis mul ikka niimoodi moti maha. See ilmselt võttis päris paljudel... Sest Vladas on minu jaoks olnud nagu alati niisugune eeskuju, eks ju. Alati ma olen nagu jälginud teda pigem kui nagu niisugust kindlat sõitjat, eks ju. Et ta pigem nagu
minu teada kukub suht vähe, eks ju, ta nagu väga ei räägi nendest asjadest, aga siis tuli nii-öelda niisugune suurem, eks ju, asi, mis on nagu suht traagiline, eks ju, et ja siis Lätiga läkski niimoodi põhimõtteliselt, et laupäeva õhtuks sain trenni tehtud ja siis üldse und ei tulnud vastu pühapäeva, ja siis pakkisin kodinad kokku ja tulin tulema. ei hakanud üldse jama või? Kell 7 pühapäeva hommikul sõbrad helistasid, et Mait, kus sa oled, ja kõik olid nagu šokeeritud, et mis juhtus, et kas juhtus midagi perega või, aga ei olnud tunnet jah, ja siis tegelikult see nagu oligi see hetk mingis mõttes nagu, mis avas nagu mingisuguse uue niisuguse värske akna minu jaoks ringraja maailmas, et ma sain nagu lõpuks sellest jagu sellest mingisugusest niisugusest plaadas ja sellest kukkumist niisugusest šokist on hirmust jah, ja nagu võitlesin iseendaga, et sain iseendas võitu, et ei kuulanud nagu mitte kedagi, vaid otsustasin südame järgi, ja siis sealt hakkas asi niimoodi tõusejoones minema. Siukene huvitav aga algus. Suvel, kuidas see üldse tegeled, täna me oleme siin angaaris, kus on ägedad masinad, millega tehakse, ma ei teagi. Sama ägedat asja. Sama ägedat, jah, nagu ja tehnika, selle kombaines saab päris palju neid BMW-sid. Jah, mis me sellest rahast räägime, eks ju. aga et saad nagu väga ägedate tehnikatega siin mängida. Et kuidas suvel on ju põhitööaeg sul? Suvi on ikkagi minu jaoks suht pingiline aeg, et ütleme, et kõige pingilisem aeg üldse aastas, sest et... Mis sa teed, kas paned selle masina, selle GPS-iga põllu peale sõitma ja ise läheb Pärnusse trenni või? Ei ole niimoodi, et Laias Laastus on asi nii, et mul on üks väga sõber, kes aitab mind nende asjadega välja, et on nii-öelda niisugune asendusmees, kes võtab siis puldi üle, et ma panen nagu asjad niimoodi paika, et nüüd tee seda ja siis ta on ka tegelikult vana niisugune ringraja sõitja ja nii ta läheb, et siis saame hakkama ja oleme siiamaani nagu edukad olnud, ütleme niimoodi, jah. Aga... Trennis siin väga palju näha ei ole ka suvel? See aasta ei teinud ühtegi korda trenni. Otse võistlusele? Tõi tulemust kohe. Aga sõidunälg oli nii suur. Ma olengi selline tegelikult, et mul peab olema seda sõidunälga, sellist nii-öelda huvi selle asja vastu, et nii kui mul tekib selline kuidagi tunne, et mul on igav rajal sõita, siis mul ei ole kiirust, et mul peab olema võit võiduks või sõit sõiduks, aga peab tulema tagasi see niisugune lapsepõlve nii-öelda rõõm, mis oli see, et vaata, said mingi esimese Minski ja siis oli nagu äge tunne, eks. Ma olen noorem mees kui Minskid. Okei. Mulle ei jõua kohale. Kus sa alustasid üldse või kuidas sa alustasid või mis mootorrattaga või kus kohas? Esimesed mootorrattad ikkagi minu jaoks, neid ei saa mootorrattast nimetada, aga oli ikkagi Spunvõrr, Riga 13, eks ju, ja siis alustasimegi nii-öelda nagu mingitel niisugustel omavahelistel külavõidusõitudel, eks ju, et aasta oli siis võib-olla 2001, 2002 äkki. Kus sa leidsid seda infot, et niisugused asjad toimuvad? Puhas niisugune sportlik huvi selle asja vastu, et sõpradega ikka, sõbrad olid pigem sellised, kes ju ka tehnikasõbrad ja niisugused ja ikka ju peab mingi karte tuunima ja siis võrr, eks ju, kiiremaks tegema ja sealt see asi nagu alguse sai. Ja siis ütleme niimoodi, et oli ka niisugune pikem vahe, võib-olla niisugune 5-6 aastat, kus sai lihtsalt tänaval sõidetud, eks ju, ja ka siis ühel hetkel ikkagist hakkas see ringraja sõit nagu jälle kummitama niimoodi ja kui sai ikkagist iga aasta ise ütles, et nüüd tuleb minna Pirita ringrajale, et siis see on võib-olla see punkt nagu, mis pani valas selle vundamendi nii-öelda sellele asjale, nägid ikkagi suuri eeskujusid seal sõitmes, eks Hanno Velt ja Marko olid ka ju seal, eks ju. Minul vist oli viimane Kalevi suursõit oli 99. 2000 ma enam ei tohtinud edasi sõita, seal paps keelas mul ära. Ma olin 4-aastases seal kohal juba, et nägin küll, ma olen 92 sündinud ja ma arvan, et nägin su ära. Ja siis sealt nagu sai see asi alguse, et ikkagi need hääled olid ikka ägedad ja tekitas niisuguse mõnusa niisuguse tunde, et see kahetaktiliste prääniku lõhn ja et tahaks ikka ise ka proovida. Prääniku lõhn. Äge.
aga mis mootorratas siis esimene oli, millega kuskil radade peal hakkasid käima? Asfaldi peal sõitma? Esimene paik nii-öelda või niisugune tänava, asfaldiratas oli siis 91. aasta Yamaha FZR 1000. Tonnine ikka kohe esimeseks. Kui vana sa olid siis? Vanus oli mul, ma sain ta 15-aastaselt. Käis jõutule? Käis, jah. Ühtegi korda ei kukkunud ja väga lahe oli taga sõita. Politseiga ka probleem oli? Oli, jah, oli. Olen oma vitsad kätte saanud, et jah. Okay. Ja sellega siis sai ka esimest korda Pärnu rajal käidud, nii-öelda vanal rajal ja ma mäletan, et esimest korda oli niimoodi, et kui ma seal Pärnu rajal käisin, siis Risto Klausen pani must enne velti otsvesti mööda, eks ju, ja siis mõtlesin, et mina vist ei saa sellega hakkama, et see jõuvahe oli lihtsalt nii suur, et nagu meeletult raske oli sel hetkel, eks ju, et kuidagi nii raske oli seda sikkit ohjeldada seal, eks ju, aga siis kuidagi tegid esimese sessi ära ja siis teine juba hakkas natuke meeldima ja õhtuks oli juba meeleoluk hea juba ja siis sealt nagu läks edasi jälle siuke, et nagu võiks mingi parema sikli osta ja mis siis järgmine tuli? Järgmine sikkel oli 98. aasta R1. See ikka vana, jah. Jamuusk oli ikka. Siis olin, jah, et see jamu läheb veel edasi kusjuures, et siis sellega sai samamoodi tegelikult niimoodi, lihtsalt hobi korras sõidetud, eks ju, kardiradadel ja aga sellel olid siis tänavakondid veel küljes või? Ta oli juba niimoodi, et vaata, siis oli hästi populaarne niisugune tänavakondid või ringrajakondid ja siis mingi ise tehtud tuli, eks ju. Et niimoodi sai käidud seal, et siis olid need niisugused õhtused niisugused kardirajasõidud olid ju päris suuremõõtmelised. Kus kohas näiteks? Aravetel oli kõige populaarsem, et ma arvan, et seal oli mõni õhtu niisugune 50 siklit äkki või. Et ikka nii täis oli kõik, et kurat see. Jah, ja siis sõitsid sellised nimed. Sellel ajal, see oli siis 2000 algus? See oli 2000, pidi olema niisugune 2010 ja 2011. Okay. Äkki siis, kui oligi see 2010. Pärnu raja ehitus äkki või? Midagi sellist, jah. Ütleme nii, et see seltskond pigem oli selline kas tänavasõitjad või tänavasõitjad ikka pigem, jah. 90% oli tänavasõitjad ja siis nende hulgas olid siis ka mõned tuntud nimed, võib-olla Toomas Tomson ja Merti Sepp, eks ju, ja Gerrit Sepp sõitis siis sel ajal ja nad ju ka käisid nii-öelda ju tegid ikkagi mingit niisugust ringraja hobikarjääri või niimoodi, et Tomson ju on isegi ju Superbike'is ju mitu korda poodiumil olnud ja aga Eesti meistriks ei tulnud. Vabandust, Toomas. Et nii see asi hakkas, jah, ja siis räägin edasi, kuidas läks. Ma ei teagi, kuidas sul, millal esimene kukkumine tuli? Kukkumisi, jah, tegelikult see läks mul täitsa meelest ära. Mul kukkumised jää nagu millegipärast väga hästi meelde, et ma ei tea, ma ei pea neid eriti nagu sellisteks podcasti nimi on ka Lohisev meeter. Palju lohisenud oled? Olen ikka, jah, et ma arvan, et nüüd tuleb juba vist mingi 20 korda kindlust ära, ma pakun. Aga pigem on olnud minul lohisemised siuksed, ma ei tea, 100 kuni ja siis mingi esiratas läheb alt ära. See on huvitav, et iga kord on esiratas alt ära läinud. Mina näen, mul on unes, tähendab, kui ma jään diivani peal, jään teleka ees nagu tukkuma ja siis mul on kogu aeg on low side on kohe tulemas ja ma võpatan selle peale üles, et siis see on kuidagi, see on nagu suht siuke tavaline. High side olen pannud ainult vihmaga, et mingi 2-3 korda, aga kuivaga on alati olnud nii-öelda esiots. Ma ei teagi, miks see nii on olnud, et ma vist elan seal esiotsa peal ja tahan seda kogu aeg nii-öelda tunnetada ja kallutada. See on stiili küsimus, kuidas sõita. Vist, jah. Et kukkumis on olnud, jah, et suuremad kukkumised on jäänud nii-öelda siis paari aasta tagustesse aegadesse, et mõned aastad tagasi. Katki oled kukkunud? Kusjuures ei ole, et alati olen tõusnud püsti ja et oleks sikkel korras, siis kohe rajale ja läheb edasi. Aga kuidas sul vend, tema millal sõitma hakkas? Täpselt samal ajal. Sõitsid koos käisid tegema? Kõik on identne, jah. Kas tema on sinust vanem või? Ta on must 4 aastat vanem, jah. Kas siis tema siis kuidagi sõidutas sinna, sest sa olid ju alaealine? Ei sõidutanud, et ikka koos läksime. Aga vitsad olen kätte saanud juba ja mitu korda, et jah. Need on juba aegunud ka, need asjad. Loodan ka, jah. Ma arvan, et me kõik oleme oma vitsasid saanud selle. Et ikka sõitsime koos sinna ja aga siis jah, ühel hetkel saime nagu mõlemad aru, et
noh, selle tänavarehviga ikka ei jõua mitte kuhugi, et tuleb hakata nii-öelda minema noh, võidu sõitma. võidu sõitma jah, et hakata seadit taga ajama ja rehv, et no kuidas sa finantseerisid tollel ajal seda asja? kõik selle sama tööga, mis mul selja taga on. no kui vanad sa siis seda tööd tegema hakkasid? ma hakkasin, olin nii-öelda 17 lõpp olin siin tööl juba, siinsamas ettevõttes jah, ma olen eluaeg töötanud siin, nüüd hakkab 14. aasta jooksma juba varsti. Väga jah. Kombaini kilomeetrid on sul rohkem kui sikliga või? Kindlasti jah, et selle kombainiga ma olen sõitnud põllu peal 4 aastaga 13 800 kilomeetrit. ja see on siis kui vilja võtad nii-öelda, et ma ei pea silmas transpordikilomeetrid. sa oled nagu Pärnu taksojuht, nii et suvi otsa sõidad ringi ja siis talvel kood käpikuid siin. Ja siis sealt vahelt tuleb kuidagi ka ringrada sõita, et aga... Mis sa talvel teed siis? Talvel on üldiselt selline nii ja naa, et kui on lund on ja siis töö mõttes lükkame lund on ja, aga kui ei ole, siis Jääreajal ma olen näinud sind. Jah, et noh, hobidest rääkides siis nii-öelda jäärada on võib-olla selline põhihobi, eks ju, aga ütlen ausalt, mulle väga meeldib tegelikult talv selles mõttes, et ma tahan vahepeal tahan ma sellest motoasjast ringradast täiesti ennast välja lülitada, et mul näiteks ei ole mingit huvi minna kuhugi Hispaaniasse sõitma näiteks, et ma ei naudiks seda, ma arvan, et korra võiks ära käia seal kunagi, aga sõita mõnel MotoGP rajal. Jah, aga MotoGP-d vaatad või? Ei vaata, et ainult highlight'e nagu, mis on uudised olnud, et olen kade nende peale, et tahaks ise sõita, et ei suuda eriti vaadata. et Superbike'iga sama asi, aga mida ma jälgin laivis on Mannisaar. Et see on nagu mul see number 1 asi tegelikult, et see pakub mulle kõige rohkem huvi ja kunagi võiks tegelikult Mannisaarel ära käia, aga esialgu käiks Imatras ära mõni aasta ja siis vaataks sõitmas jah, võidu. Ja siis vaataks, kuidas seal läheb. Sest ma olen vaadanud nagu palju nimesid, kes on seal, sõidavad minuga Soomes samal tasemel ja need on seal top 10 juba, et nagu tahaks ka proovida, et mis saab, sest mulle kiired rajad selles mõttes meeldivad ja noh, ma arvan enne 40, et peaks selle asja ära tegema, sest ma kardan, et ühel hetkel tuleb see hirm peale, et võib-olla ei julge enam, et noh, Imatra on ikka ohutuse poolest nagu teisel tasemel. Ja. See on raju, mina ei julgenud. Mind kutsuti eelmine aasta, ma ei julgenud minna. See tahab jah ikkagi teist sõitmist saada. Mina ei suuda ennast välja lülitada, ma ei suuda ennast nagu, ma ei suuda oma riskitaset viia sinna maale, et ma saaksin sõita kuskil nii ohtlikul rajal. Samamoodi Riiga ja Kaunasesse. Mina mitte ei julge, aga lihtsalt ei ole nagu võita sealt midagi. Et see on sama asi. Lihtsalt ei suuda sõita. Tahaks oma kätega võtta mingil asjal käigukasti alt ära. Ja ei suuda sõita nagu nii turvaliselt. Et see jah, selles mõttes me oleme erinevad. Mannisaart ma käisin vaatamas. Ja see on, kui see telekast tundub, et see on nagu auklik ja hästi siuke Tallinna teed on ja arvad, et lähed kohale, et küll see natuke on ikkagi laiem ja natuke siledam, kui see telekast tundub, aga see tegelikult on veel hullem. Nii et kui liinibussiga sõitsime rada läbi, siis oli ikkagi päris siuke künkad ja mättad olid seal tee peal, et see on päris elus, see on veel haigem ja veel rõvedam vaadata, kui see telekast tundub. Aga et sinna saamiseks jah, siis pead ka tegema selle Imatra läbi, sealt punkte saama, siis pead minema sügisel kvalifikatsioonivõistlusele või treeningule, mis seal Mannisaarel toimub. Ja alles siis selgub, kas sa saad pileti sinna põhivõistlusele. Miks see Mannisaar mind kummitab on see, et ju minu nagu suurim eeskuju võib-olla ringrajal on nagu Joey Dunlop. Et ta käis ju ka Tallinnas Pirita ringrajal sõitmas ja kas tead, et 2 eestlast on seal võistelt ka? Jah, ma tean ühte Kalev Teesalu ja siis ei ole nii või? Ei. Välja lõikama. Raudsik. Jüri Raudsik ja Jüri Randla juunior. Okei, siis mul on keegi vadaja. Et nemad kahekesi käisid kunagi, said ka sealt koha pealt, said need RC30 Hondad endale ja siis nendega sõitsid, aga nendel olid ka, vestid olid seljas ja ei teadnud ka, kuhu poole üldse sõitma hakata. See on see ruuki vest on, on ju? Jaa, aga mingid pildid ma olen näinud, kus neil neid veste ei olnud igatahes, et igatahes nad põhivõistluse said lõpuks ikkagi ka, et see senior DT siis põhivõistlusel nad igatahes võistlesid. Samas on see sakslane Benskoffer, kes oli meil
Markoga üks tuttav sakslane oli tema mehaanik ja siis esimesel päeval oli trenn kuidagi nihutati nii hiliseks, et päike läks juba madalale ja hakkas silma paistma. Ja siis õhtul rääkisid taga, et kuidas need trenniringid olid, et väga hea, et alguses paistis päike nagu silma natuke, aga siis, kui sealt tagasi keerasin, siis ei olnud ühtegi ohtlikku momenti. Siis see sakslane ütles ka, et kurat, seda ma nagu ei usu. Et sa selle ringi ära sõitsid niimoodi, et ühtegi ohtlikku momenti ei olnud. No eks seal sõita peabki natuke lollakas peast olema. Kindlasti. Sa pead välja lülitama. Tavainimene sinna ei lähe ja noh, ütleme nii, et ma jään alati selles realistiks, et noh, mitte midagi ei juhtu, kui ma sinna ei jõua. Aga noh, mingi unistus ja soov on nagu olemas. Jah, et ütleme nii, et ega selle meistritiitliga jälle samamoodi, et 95% inimestest ütles mulle selle võimalik on ju minu töö kõrvalt ja siis nüüd on see 95% kõik vait. Väga õige. Ega ongi, kui on tahe olemas ja teed tööd mingi asja nimel, siis... Ma olen ka aru saanud, et nagu tegelikult kõige suurem takistus siin elus ongi unistuste saavutamisel see, kui öeldakse sulle, et see asi ei ole lihtne, aga siis tegelikult tulebki see nagu see välja lülitada. See asi... Kui keegi ütleb, et ei, see on loll mõte, seda ei saa, siis minu vahest on see loll jonn on see, et ma pean ära tegema selle ja siis näitama, et näe, saab küll. Nii ta on, jah. Ei ole ju, et see on jah, siuke sinu lugu selles mõttes on lahe, et sa lähed, ostad endale mootorratta ja lähed hakkad kardirajal sõitma ja siis igamehe sarja ja nüüd oled täna Eesti meister. Et see ei ole mõtet rääkida inimestele, et see on, kui mul rikast issit ei ole, et siis ma ei saa mitte kunagi mootorrattaga sõita mitte kuskile. See on nagu loll jutt. Et saab väga ökonoomselt seda teha ja et ikkagi, et see kulud ei lähe kosmosesse. Noh, eks minul selles mõttes on, elu ongi selles mõttes niimoodi alganud, et meil nagu lapsest peale oli juba nagu siukene kasvatus kodus, et nii-öelda me pidime saama nagu üsna noorelt ise hakkama juba. Ja sealt tuligi see siukene tugev võib-olla iseloom, et midagi ära teha, eks, et ei antud nagu niimoodi võtmeid kätte, et jah, võta raha ja mine osta endale see auto või ratas, et ei olnud, et sa pidid ikkagi selle asja nimel vaeva nägema ja hankima need asjad, et noh, siis sel ajal oli vaata elu natuke teistsugune ka, et siis noh, võib-olla ei olnud neid rahasid nagu ei liikunud niimoodi, nagu võib-olla praegu saaks nii-öelda sponsor korras, et aga jah, nii see elu hakkas, aga ma olen jube õnnelik, et minul niimoodi läks, sest et ma kuidagi hindan seda asja nii kõrgelt, et mul ei olegi nagu vaja mingisugust MM-i tiitlit, et nagu, et mulle piisab juba siuksest nagu kohalikust tiitlis ka täiesti nii, et kurat, mina natuke tahaks. Ei, seda ma usun, jah. Et aga iseloomud on erinevad inimestel, et jah. Eks nii ta kipub olema, et jällegi, et kui sa oled päris 6-aastasest või 5-aastasest peale seda teinud ja ühe eesmärgi nimel, siis jah, 20-selt sa juba oled MM-il. Kui alustadki võib-olla 20-selt, on ju, et siis sinna MM-ile jõudmine on kindlasti raskem, aga mitte võimatu, sest et võtame näitena Troy Bayliss, tema ju alustas ka alles 19-aastaselt oma võidusõidukarjääri ja tuli ikkagi superbikeide maailmameistriks ja mitu korda ja on võitnud ka MotoGP etapi. Et selles mõttes, et ikkagi jah, see tahe mingit asja teha, siis enam jah, see vanus on kõigest number. Või võtame kas või, et Aarne Jõgimaa, kes 50-selt hakkas mootorrattaga sõitma ja on Eesti 3. näiteks olnud. Et täna ta endiselt on mootorratas alles ja kevadel plaanib rajale tulla. Aarne Jõgimaaga mul tuleb siuke huvitav seik meelde, et kunagi oli võistlus mingi 2014 aasta ja siis vend ka alustas just seal B1200 klassis ja siis oli päris naljakas, kui 72-aastane Aarne Jõgimaa tegi tal ära. Vend ütles, et kurat, et näed, et jah, siuksed vennad teevad ka ära, nagu mis asja. See hästi meelde, jah. Aga räägi oma esimesest etapi võidust üldse, sest see tuli ka ju sellel aastal alles. Siiamaani sa oled poodiumil enne olnud. Olen ikka, jah, ma olen ju ruuki ma võtan Superbike'is. Ei, Superbike'is ei ole.
et see on naljakas, et esimene poodium oli võit kohe. Niisugune... Ja tegelikult ei ole ju, see aasta ei ole nagu otseselt kedagi puudu ju. Velt on olnud rajal. Velt on kõik etapid. Laadas on puudu. Laadas on puudu. Mihkel on puudu, aga Mihkel ei oleks just mööda ka sõitnud. Jah. Kindlasti oleks põnev olnud. Aga jah, et see... Aga ei ole nagu otseselt... Ivo Vinnis oli kohal, on ju, kes on ikkagi Läti meister. Nüüd ju Balti meister ka, jah. Kuna sa ei sõitnud 2-3 etappi kaasa. Ma ei saanud, et pidin nendega natukene tööd tegema, et lihtsalt ei olnud vahepeal võimalust. Aga muidu oleks läinud või? Muidu oleks läinud, jah. Aga ma püüan alati realistiks jääda, et ei saa niimoodi tormata, et siis ei tule sellest nagu midagi välja, et ma pean ikkagi sammu. Rapsides ei saa, jah. Ma püüan alati seda motosporti niimoodi teha, et ma ei taha, et keegi kannatab selle nimel. Et ikkagi tavaelu tuleb ka elada ja siis teised ju ka arvestavad sinuga, et ma nii ei saa sõita. Selle Läti jutuga mul tuli enne meelde. Ma arvan, et üks esimesi nagu kordi, kui mina mäletan sind ja vennaga olite, teil oli topeltrattaga Iveko ja Alastaros. Sõitsime võidu. Sina aitasid mul võtit otsida. Leidsime üles, jah. Alastaru põllu pealt, sest mina olin mootorratta visanud vihmatrennis juba sinna põllu peale. Vasakus kiires panid välja. Jah. Siis oli... Teistel oli õlu näpus juba, siis oli üks mees, kes viitsis veel tulla jalgrattaga aidata otsida võtit. Kõverat võtit põllu pealt. Oli küll, jah, ma mäletan. Aga minul oli see... Esimene Tonnis hooaeg või? Jah, 2017 ja siis ma 2 korda lõhkusin mootorratta nii ära, et see... Sissesõitu ma mäletan. Sissesõit. Minu juurest küsisid, et kuule... See oli isegi sinu süü natuke. Anna mulle rehvi. Ja siis andsin talle rehvi ja siis... Mootorratas oli sõitnud 250 kilomeetrit kokku, kui see läks Pärnu esimeses kurvis pikali, tänavakondlitega, kõigega. Just oli, pildid olid tehtud. Meedia oli teel. Jah, pildid olid tehtud, aga välja ei olnud jõudnud veel saata, kus Eesti Honda toetas andis mootorratta Estikatel kasutamiseks. Ja ma suutsin selle ära lõhkuda enne esimest etappi juba. Aga see sama hooaeg oli see teine kord oli Alastaros, kus mina pidin samamoodi tulema ära. Nii et reedel kukkusin ja laupäeva hommikuks me ei saanud käima seda ja siis laupäeva hommiku sõitsime praami peale. Ma mäletan seda, et tegelikult ma ütlesin sulle, et kontrolli immot ja siis see oli see kukkumisandur lõpuks. Kukkumisandur oli, ja. Ja siis sa tegelikult pärast ütlesid mulle järgmine etapp, et need oligi kukkumisandur. Aga seda ma mäletan jah, kuidas kõigil oli nali ja peer oli juba, muusika käis igal pool, üks mees viitsis tulla veel võtit otsida, polnud nagu midagi teha. Te olete alati olnud siuksed üli kuidagi sõbralikud, üli nagu on nagu, sellega jäävad inimesed meelde minu arust. Seda on hea teada, mõttenud. Ja võib-olla see on see tööinimeste värk, kes ise on tööd pidanud tegema, need oskavad teisi ka aidata. Räägi mul põnevast asjast. Oota, ma küsin ära sellest esimesest võidust nagu. Jah. Et kuidas siis peale seda oli siis? No ma ei saa ikkagi öelda seda, et ma olin nagu ülirõõmus, sest et minu pettumus oli ikkagi see, et mu taga oli, nad olid mu nii järgi, et ma nii-öelda sõidu keskel väsisin veits ära ja siis arvasin, et ma suudan nagu suurema edu sisse sõita. Kas sa teed füüsilist trenni ka? Teen küll, jah. Mis sa teed? Ma teen niisugust üldfüüsilist päris palju jooksmist, et täitsa niimoodi 10 kilomeetrit korraga ja siis nii palju niisuguseid venitusi või niisuguseid nagu lihasharjutusi, mida võimalik on teha nii, et lihasmassi väga ei kasvata, et ringrajaduse segab minust ja niimoodi ma elan. Kuigi mul töö aitab selles mõttes palju kaasa, et siin on ikka palju raskest asja, mida on vaja tõsta ja siis selles mõttes... See on minu arust palju parem trenn. Sa teed ka niisuguseid imelikke liigutusi, mida sa muidu võib-olla ei tee. Aga mida ma teen väga palju trenni tegelikult, seda pean ütlema, on tegelikult puu lõhkumine tavalise kirvega. Kõik lihased, süvavilihased ainult annan minna. See on see labida lihas, mida ei leia üles. Et mõtlesin isegi vennaga teeme nalja, et helistaks Markeesile, et näed, meil on kuradi õige trenn sulle pakkuda, tule ja lõhu. Saad oma õla korda lõpuks.
et jah, aga noh, selle esimese võiduga oligi nii, et oli nagu kaheti tunded, et oli nagu äge, on ju, aga samas jah, väike pettumus ikkagist nagu ajaga ma ei olnud rahul, et ma olin ikkagist nagu noh, oleks võinud 16 tulla niimoodi ja vähe pikemalt ära, et aga siis vabanduse leidsid ikka või? Et miks see oli? Keegi teine oli süüdi või? Ei olnud, noh, mina nagu ise olingi. Kurat, see ei ole õige, kui sa võidad, siis on ikka keegi teine süüdi tavaliselt. Ei ole, mul need asjad nii ei käi, ma ei häbene niisuguseid asju jah, et ikkagist, mis seal ikka, aga noh, aga no vähemalt tähelepanu ja niisugust asja, noh, tähelepanu oli palju jah, aga noh, ma tahtsin jutu lõpetuseks öelda selle, et siis viimasel etapil ma tegin võitsid jälle? seda, mis ma tahtsin, aga siis 13,5 sekundise eduga Veldi ees, et see oli magus. Veldil polnud isegi võimalust. jah, noh, tal oli küll muidugi jahutusprobleemid. No vaata, sellest ma räägin. jah, peab olema vabandus. Mul ei ole, et ma ei taha minna vabanduse taha jah, et mul ei ole, kui ma mõtlengi praegu, siis mul ei ole ühtegi võidusõitu kunagi pooleli jäänud. Mingi tehnilist probleemi? Ei, et kas on kukkumine või siis oligi kõige suurem tehniline probleem oli kunagi see Dunlopi rehv, et ta läks puruks. Aga ma sõitsin lõpuni ja viimane aeg tegelikult oli niimoodi, et võib-olla leiate pildi isegi netis sellesse üles panna videosse. Viimane aeg oli sellega veel minust 19,3 ja see oli niimoodi, et nagu üks vasakpool oli niimoodi läinud, et nagu noh, põlvest ma hakka rääkima, aga nüüd tegin paremates kurvides kõik tagasi, kus ta oli nagu üllatav stabiilne, oli Veldi kurv. Seal sai ikka päris suure hooga minna. Ja siis ma mõtlesin, et millal ta kord pauguga puruks läheb, aga... Sa teadsid, et tükid on väljas või? Siis ma nägin tükki üle sikli. See oli küll, jah. Mis seal ikka muud sai jälle, see vibra oli nii jõhker, et nagu, jah. 2019 midagi niisugust oli see aega. Üks aasta oli jah, kus oli. Mul läksid ka järjest lõhki. Aga... Siis me kutsusime täitsa Dunlopi Rootsi mingi kodaniku siia, kes mõõtis rehvi ja jõudis sama asjani, kuhu me olime ise jõudnud. Ta jõudis pika päeva tulemusena jõudis sinna, et need rehvid lähevad katki lihtsalt sinna. Et polegi nagu sikli teema üldse. Ei ole üldse, ei ole meie süü. Aga see oli ju 200 laia rehviga läks korda, sest need olid 195 laiad rehvid. Ja siis nüüd tuli 195 tagasi nagu ja nüüd on nagu korras. Nüüd on korras, jah. Jah, ta mõõtis rehvi temperatuuri minu arust, kui sisse sõitsid 3 ringi kiiresti. Sisse oli 130. Ja või 130, 140 midagi niisugust oli rehvi temperatuur. Selles mõttes oli mul sellest asjast nagu kasu, et tänu sellele Markoga ka ju rääkisime selles Soomes ja siis me ju jõudsime selleni, et muutsin päris palju sikligomeetrit tegelikult, et tõstsin tagaotsa mingisugune pea 2 sentimeetrit, eks ju, ja siis tugevam vedru alla. Susukil. Suzuki K8. Nii madal tagant. Ja ma sain siis lõpuks selle pilli niimoodi pöörama, eks ju, et see oli juba päris konkurentsivõimne asi, et ma olin ju Soomes siis järgmine võidusõit peale seda olin juba üks sõit 6 ja teine sõit 5, et sellega ma olin ikka päris rahul juba. Te sõitsite ju tükk aega Suzukidega ka? Jah, Suzuga ma sõitsin 2020. aastast alates, et... Ja Honda oli... Honda oli... Sul kui 2 hooaega? Kuidas? 2 hooaega oli Honda või? Honda oli 2015 kuni 17, siis 3 hooaega. Kas viimased oli... Mina mäletasin praegu, et nagu sul nagu eelmine aasta oli Honda ei olnud või? Ei, siis oli Gixxer. Okei. Siis ma mäletan valesti. Ma kuidagi mäletasin, et eelmine aasta oli Honda. Sa olid ka Honda mees ikka. Olin Honda mees, jah. Vana Firebird. Ostsin kunagi isegi Kondleitsu käest, eks ju, kukkusin puruks ja siis... Ja kukkusin ka nüüd puruks. Honda, ütleme niimoodi, et ma nimetaks Hondat tegelikult Bemmi järel teiseks parimaks rattaks. Mis sulle meeldib? Honda oli kerge ja Hondaga ei olnud kunagi keeramise probleemi. Ükskõik, mis vedru sa taha panid, Honda keeras, minul vähemalt. Mis vedru sul oli Hondal taga? Täitsa ühe korra oli isegi 75, Martin Pärtli poole amort taga ja siis lõpus oli 110. Meie sõitsime päris kõva hüppe, meie sõitsime 120-ga kiiresti. Kuid kui ma võrdlen oma näiteks ringi aegasid, siis nagu 75-ga ma sõitsin kiirem. On jah? Jah.
et sõidustiilid on ikka vist nii erinevad, et nagu me oleme Markoga nii palju vaielnud, siis me oleme tülli ka läinud. Nagu, kurat, et sul on tagumik liiga all, eks ju, aga ma ütlesin, ma ei saa, et mul on teine sõidustiil, et ma olen läinud nii-öelda selle peale välja, et mul on vaja kurvist niisugust haart välja kiirendust, on ju, et siis ma ei saa seda ega vedruga teha, et, nagu, et mul on vaja niisugust... Kukub kummipuksi peale, aga siis ta on ikkagi... Jah, toetab. Noh. Vedru toetaks ka seda muidu, aga noh, teeme, võime vaielda veel. meie teeme sama asja, aga meie peame amorti lühemaks tegema hästi palju, et saaks kõva vedruga sõita. Okei. No selles mõttes ma olen oma vigadest õppinud, et nüüd Bemmiga on mul täiesti teised seaded, mis olid. Et nüüd on nagu tagant ikka väga jäik ja läheb veel jäigemaks. Markoga me rääkisime ka sellest juba, et peaks panema nüüd veel jäigema vedru ja siis edasi vaatama, aga ma selles Bemmiga olen praegu nii rahul, et see nagu mitte mingit probleemi ei ole, rehvid ei söö ja esimene ja viimane ring olid nagu sama ajaga, et mingit probleemi ei ole. Samad rehvid on all muideks, mis võistlusel all olid. Mina ei ole selle BMW-ga sõitnud. Okei. Ma olen ainult uuega sõit. Või olen? Ei ole proovinud. Ühtegi ringi pole sõit. Olen tänava mootorrattaga olen. Kas kellegi on võimalik, jah? Isegi ei tule ka kurat ette. Ma näinud vist ei ole sind sellega sõitmas. Mul on üsna nagu sarnane see edetabel mootorratastest on sama, et Honda on üli käepärane mootorratas. Ongi kergelt, keerab, teeb täpselt seda, mis tahad, aga praegu on, kui võita tahad, siis on BMW ongi. Powerit lihtsalt on. Ja ta on nii kuidagi, potentsiaali on nii palju, et kiiresti sõita. Alguses üliraske mõista minule, sest ma olen nii kaua olnud tegelikult ju nagu läbi ja lõhki Honda mees. Aga BMW on ja praegu on tugev, eriti see uus, aga ma arvan, et nad on suhteliselt sarnase iseloomuga mootorrattad. Ehk siis tundub väga loogiline kõik, mis sa räägid. No minul Bemmiga oli selles mõttes mugav, et kuna ta on nagu isteasendilt on ta niimoodi, et kui ma silmad kinni panen, siis istuks nagu kikseri peal. Nii istud nagu madalamal. Ma vaatan, et sul on päris kõrge sadula kumm. Ei ole kusjuures väga kõrge, et ta on tegelikult madalam sikkel kui kikser oli. Ta on spuki peal tagant, tundub sulle. Aga ta oli hästi sarnane kikseriga, aga siis lihtsalt boonus oligi see, et kõik asjad on paremad nagu igas mõttes, et nagu ühtegi asja pole halvem. Kõik on väga hea. Paneme seda uue elektri ka sinna peale kevadeks ja... No plaan oli, jah. Siis hakkab veel kiiremini sõitma. Võtame selle Balti tiitli lõpust ära. Aga kuidas kui Eesti meistriks tulid, siis ma tahaks ikkagi ühest tähelepanust veel küsida. Et kuidas siis järgnevad päevad möödusid? Anno Vilk kirjutas kogu aeg, et küll sa olid ikka tubli ja et olen uhke, et tõid meistritiitli Eestisse, sest ega see läks ju suht nipa-napa, eks, et ma ise tegelikult nagu sopeldasin veits ära selle Vinnis oli ju täitsa arvas, et ta võidab. Ja vaata, Lätis ei osalenud, eks ju, ja Soomes ka. Siis oli see pigem keeruline, et enne viimast etappi oli ju punkti vahe 19 punkti. Et siis kuidagi topeltpunktid. Ainult tänu topeltpunktidele. Ja see, et Anno oli teine. See, et Anno oli teine, aga selle plaani me panime paika juba 6 aega varem. Nii me teeme. Ja Anno ütles, et nui 4, et nii peab tulema. Et seda me kokku ei leppinud, et kes on teine esimene. Seda me ütlesime, et siis paneme täie. Eesti peab võitma lihtsalt. Eesti peab võitma, jah. Aga tähelepanuga on see, et ma ütlen, et ma ei ole selline inimene, et nagu ma tõstan käed üles, et jess, ma võitsin kõik need ära, et ma ei saa niimoodi. Kui ma juba olin meister, siis juba sellel samal auringil ma juba mõtlesin järgmise aasta peale, et nagu mõtlesin selle peale, mida sikkel muutma peaks, et kiirem oleks ja siis ma püüan alati nagu realistiks jääda seal finišis ka, et Nokka testid ikka või? Ei tõstnud. Oskad just või? Oskan, jah, oskan. Pole kunagi näinud. Aga ma ei julenud, sest et kui sa Annes ju Grand Prixil tegid mingit asja, siis ma mõtlesin, et äkki läheb samamoodi lappes, et nagu jah. Siis ju mingi tüüp kukkus maha sama. No ikka on kukkunud jah, et see on nagu ju eriti lame, kui sa seal paneelis paned veel käna ka, et ma ei tea, kas siis üldse on võit või? Ikka on. Sikkel on üle joone ja ise tuled ju järgi vahet.
Moto3 mehed julesid ka Sepangis, sõitis tagaratta peale finišit ja siis kukkus pikali täpselt enne viimast kurvi. Selliseid asju on ikka juhtunud. Aga eks see hooaeg oli ka minu jaoks, ma ütlen ausalt, see on mu kõige nagu raskem hooaeg, et tööd palju olnud või? Tööd oli nagu mingi mega palju, eks ju, ja siis sealt vahelt sa pead veel ringradaga sõitma, et näiteks tihtipeale on niimoodi, et mingi, ma ei tea, lõpetad kell 11 õhtul on ju, sest et meie põllumehe töö on selline, et kõiki asju ei saa näiteks südapäeval teha enne temperatuuride ja muude nagu niisugust putukate tõttu, eks ju, et miks need putukad segavad? Vaata, putukad ju nii-öelda tolmendavad, eks ju, ja siis aktiivse lendlemise aeg, ei tohi näiteks taimekaitsetöid teha ja niisugused väiksed piirangud. Mõõdate siis ka seda, ma ei tea, viljaniiskust või midagi, et ennem või seda panete juba puusalt tunde järgi teate? Ei, seda peab ikka päris täpselt mõõtma, et see on, ma arvan, umbes sama täpne asi nagu isegi, ma ütleks, peenseadistus Soomeri BMW-l. Et sellist asja juhtub näiteks tihti, et kui on viljaniiskus on 0,1% kuhugi poole vale seal piiri peal juba, siis saadetakse see 30 tonni koormat tagasi sul ja siis mõtle välja, mida teha. Aga kui ära oled korjanud, kas siis vähemalt ära kuivatada saad või siis ta ikkagi ongi, kui valel ajal ära korjad, siis on perses? See on suht keeruline värk, et seal on nii-öelda tulevad mängu igasugused kvaliteedi küsimused, et ei, üldiselt saab ikkagist iga vilja nii-öelda turustada, eks ju, aga see sõltub siis sellest, kuhu klassi ta läheb, et kas ta läheb söödaks on ju, või siis läheb toiduviljaks, et üldiselt on niimoodi, aga see hinnavahe on ikkagi niisugune kahekordne, ütleme niimoodi, et nagu ideaalis võiks minna ikka toiduks, eks ju, ja ise me tahame ju ka süüa nii-öelda kvaliteetset toitu ikkagist, et mida te kasvatate siin? Me kasvatame teravilja, siis liblikõielisi, rapsi on ju, ja siis uba, eks ju, ja päris suur osa on ka kartul. Kartuli jaoks peab pikk, sihuke peenike, soolikas põld olema, siis on hea ühte pikka vagu tõmmata. Eestis annab seda otsida. Ei ole olemas, jah? On, aga põllu peal on ju kivid ja madalad kohad ja kõrged kohad ja mina proovisin kartulit kasvatada, ma panin labidaga ja ei kaevanud piisavalt sügavalt läbi ja panin liiga maa peale ja vaatasin, et kurat niimoodi viskab rohelist maa peale, et küll seal all on ka ikka siuksed kartulid juba, aga lõpptulemus oli see, et oli ainult maa peal oligi. Väiksed pabulad olid maa all ainult. Kõik olid maa peale, sest ei olnud jõudu sinna. Mineraali polnud? Kõva maa oli all. Ei läinud, jah. Järgmine aasta ma proovin uuesti. Jah, et eks see on ka niisugune ala, et kogemust palju iga aasta saab sealt midagi õppida, on ju, et ja nii-öelda ka niisugused nõuded nii-öelda muutuvad, et millal on õige aeg üldse panna kartul? See on täitsa niimoodi, et ütleme niimoodi, et oleneb sordist. Sort ei olenegi, aga kartul on selles hästi vastupidav, et sa võid panna teda ka aprilli keskel ja sa võid teda panna ka juuni alguses. Aga mais ei tohi? Mis asja? Mais ei tohi või? Maikuus? Ikka võib. Ei, ma mõtlengi, et selles perioodis, jah. Mul vanaema kunagi ütles, et siis võib panna, kui palja persega maa peal istuda saab. See ei ole päris nii, ei, sest et neid mitte kartul ei muutu, vaid nii-öelda võib-olla tehnoloogiad muutuvad, et nii-öelda meie paneme näiteks niimoodi, et sügavus peab olema kartulil vähemalt 20 centimeetrit kogu aeg, eks ju. Eks siis see kartul pannakse 20 cm sügavus. Ja siis, kui ta on nii sügaval, siis tegelikult nagu kevadine ilmastik, teda ei mõjuta. Läbi ei külmu enam. Ei külmu, jah. Kui tuleb isegi lumi võib maha tulla siin aprilli lõpus, siis ei juhtu ka midagi. Mitte midagi, jah. Ja mitu kartulit tuleb ühe taime kohta? Sellega ma olen sulle vastuse võlgu, see sordid on erinevad, et ma pakun kaalu umbes ühest taimest. Niimoodi, et ei tea. 6 kuni mingi 10 kartulit äkki niimoodi, et seda ei... Ise sööd kartulit või? Ikka, jah. Käid siit toast võtad või? Mul on kodus oma kartul juba. Ise kasvatad või? Ise kasvatan, jah. Või iha kasvatad tegelikult. Pikk sul oma vagu on või palju? Mitu vagu paned? Minu vagu on niisugune, et võib-olla see ruumi pikkus. Üks vagu? Nagu kodus, jah.
ma panin vähem. Kiiresti vaja teha, siis käid, võtad vahepeal siit mõne masina, teed kodus tõmbad ka ära mööda minnes. Meil on ikkagi siuke, et vaata kartulikasvatus on kodus ikka siukene mõnu, eks ju, jah, et niisugune nostalgia, Paned ka labi taga või millega sa ei, meil on ikka traktorid. Väike traktor ühe hõlmaga lader ja sellega läheb või? Jah, meil on ühe hõlma lader ja on ka 3 hõlma lader, ja mul on ka tegelikult kodus peaaegu sama suur traktor nagu seda. isa toimetab sellega erinevaid töid, et tegelikult selle me alles ostsime siin 1-2 tagasi. Võiks kodus ka olla ikka lääne traktor, sest lääne traktor on ikkagi lääne traktor ja vene traktor on vene traktor. Nupust läheb käima ja toob sooja ja suvel teeb külma ka või? Suvel teeb külma ka, et ikka hea. Ma pean ka ikka, siis ma pean äkki laenama sult seda atra. Mul on ainult hobuse adrat. Aga hobuseadraga saab ju ka. Aga siis on teist meest vaja sanga taha. Hobust? No aga sul on vend olemas ju. Jah, on. Või Marko on ju ka ju. Jah. Saab ka tulla, eks ju. Pole mingit probleemi, eks ju. Pole mingit probleemi, teeme ära muidugi. Teeme ühe laagri Hiiumaal jälle ja siis paneme kõik tööle. Kurat, me peamegi seekord selle laagri tegema sellisel ajal, kus saab kartulit panna. Ja ma võin teile agronomiks tulla sinna, kuidas asi käib. Kuna sa oled ainuke... Supermotoga sõidad või? Ei sõida. Pole kunagi sõitnud või? Ei ole. No siis ongi, siis tuled kaasa meiega. Seal on rada ka või? Käinas on ju tutikas rada. Ideaalne kardirada. Aga kuna sa oled ainuke, kes kartuli panemisest midagi teab, siis sina ei tohi midagi teha, sina pead kõrvalt targutama. See on väga hea. Seda on mu raske teha, sest et ma erinev targutaja tegelikult ei ole, et ma olen siuke tegude vend rohkem. No siis ma targutan raja ja siis saad aru, kuidas tuleb targutada. Teen sulle tagasi. Kuidas põllu ääres tuleb targutada. Ei, mul usun, et saame hakkama. Mis järgmine aasta üldse toob? Järgmine aasta ikkagi praegu main target on Balti tiitel. Jah. Selleks on siis paar etappi juurde. Selleks on siis vaja kõik hooaeg kaasa sõita. Riia, Kaunas. Ja annan endast parima, et see teha. Trenni ka jõuad teha või? Tahaks ikka teha, jah. Et ma nüüd see aasta või järgmise aasta teen siukse, juba on nagu asjad räägitud, eks ju, töö poolest, et nagu võtame selle asja ette ja juba on nagu ka olemas nii-öelda asendaja, kes asendab mind, eks ju, töödel juba praegu, eks ju. Et on nagu peretoetus olemas, on ju, ja naise toetus ja ma arvan, et siis saab. Naine tuleb, võtab rehvi soendusi maha ja paneb pukke. Ma loodan küll, jah. Ja eks õhtu saab massaaži teha ja siis on võib-olla veel kiirem see asi isegi. No kindlasti. Et ainuke murekoht, mis praegu on see, et ma ei tea päris täpselt selle mootori ajalugu. Või tean, et ta on sõitnud kusagil siukene 5000 kilomeetrit, eks ju. Et veel mõtlen, kas teen nagu täishooldus ära, eks ju, saaled ja siuksed asjad. Aga kuna ta töötab nii hästi, mingit klõbinat ei ole, eks ju, õli ta mitte tilkagi ei võta, on ju, ja edasi käib nagu loom, et siis... See on jah vähe otsaga asi, vahel on nagu... Vahel tahaks ilgelt nokkida ja siis teed hullemaks ja vahel on mõtet ära teha. Mingid mootorid on küll niimoodi, et mida meie oleme BMW-st kuulnud, et kui see käib, siis see jääbki käima. Ja kui ta läheb laiali, siis ta läheb laiali kohe alguses. Okei. Et Honda mootoritega oli samamoodi, et kuskil kas Venemaal või kus oli mingi stoki klass olnud Hondadega. Ja siis kuskilt keegi sai lammutuse mootori, mis oli 35 000 sõitu, 40 000 sõitu, see oli kõige kiirem kõigistel. See oli lihtsalt kuidagi vaba ja käis, tead. Lõtkud olid sees juba piisav. Vänt Võll oli endale pesa teinud sinna õigesse kohta. Seda ei tea, jah. Aga sama mootorrattaga? Sama mootorrattaga, et selle järgmise hooaja sõidan veel sellega ja siis vaatame, mis saab, et kuidas läheb ja... Tuleb mingeid uuendusi ka? Jah, et tegelikult nagu esiamortide ka, et nii-öelda Markoga pidime selle asja ette võtma, eks ju, ja nüüd ei tohiks nagu mingit probleemi ega olla, eks ju, selle asjaga, et teeme ära, eks ju, ja siis teeme ta nii heaks kui võimalik ja ega seal nagu väga palju teha ei oskagi, sest tal on nii-öelda kõik need siuksed vajalikud detailid on juba küljes ja tehniliselt on ta siuke korralik ratas. Vent sisse ja tuld. Ma arvan küll, jah. Kalle ja Talle. Ja siis nendele tuunijatele ma võin öelda, et tiitel on võidetud originaal-õhufiltriga.
selle me ütleme edasi kõigile tuunijatele. Noh, ma mõtlen, kes tänaval, eks ole, paneb sportfiltri ja siis saab kiiremini minema, eks ju. Ma tahaks üldse seda meest näha, kellel Superbike'iga tänaval jõust puudu on. Või üldse? Üldse Superbike'i jõust puudu on. Mis nägu see mees on? See minul on nagu võtab munad märjaks, kui ei ole terve talve sõitnud, on ju. Silmamunad, jah, et see ei jah, tahan seda meest näha. Aga 2025, kas sul on veel mingid mootorratas midagi ei muutu, plaan on paigas, kus meeskonnas sa sõidad? Võt meeskonnaga on jah, nüüd see huvitav lugu, et see aasta see siis nüüd vahetus, eks ju, et otsustasin nii-öelda teie ridadesse üle tulla Vihuri tiim, et alati te olete mulle nagu suur eeskuju olnud, eks ju, ja eluunistus on nagu siin tiimis olnud sõita alati, et siis see aasta tegin selle teoks ja uuest aastast siis sõidan Vihuril. Tere tulemast! Tere tulemast! Aitäh, tervist! Paneme pead kokku ja toome selle Balti tiitli koju. No ma mõtlen ise ka jah, et siis mitu Balti tiitlit teil on üldse tiimil? Mina ei ole olnud. Ma ei tea, ma olen mitu korda olnud, aga väiksemates klassides. Aga Velt äkki on olnud Balti meister, kuigi ma ei ole päris kindel. Ta müts, ma olen 2 korda olnud, aga... Balti meister või? Jah, aga kelle tiimist ta nagu siis sõitis? Ei, siis ta oli oma eks, jah. Noh, muidugi ei tohi ära sõnuda, eks ju, et räägime siin suuri asju, eks ju, aga noh, nagu me enne rääkisime, et eesmärk peab olema ja unistused peavad olema, et siis nagu... Siis sa teed mingi asja nimel tööd ja sa mõtled iga päev selles suunas, et ma tahan seda asja teha ja siis sa nagu lükkad seda ka. Tahad oma toetajaid ka tänada? Kes su põhilised toetajad on? Oled ise? Põhilised toetajad on ikkagi mu pere. Et ise ma seda tööd teen ja nagu põhiliselt teenin raha selle nimel, Ringra nimel, aga nii-öelda jah, põhitänu läheb ikkagist kodus isale ja emale, et nemad üldse nagu mul seda asja on lubanud teha, eks ju, ja siis alati ka nii-öelda finantsiliselt toetanud ja et jah. Selle toetuse jutu tagasi tulles vaata on see, et ma ütlen sulle ausalt, ma ei ole väga huvitatud sellisest sponsoritoetust. Okei, et saad sõita täitsa puhta sikliga, ühtegi logo peal ei ole, number on peal. Mul on nagu see, et ma tahan ise nautida seda nagu töövilja. Et see võib nagu imelik tunduda. Ei ole kuidagi. Aga see nii-öelda võit sellega on minust nagu palju magusam, kui ma saan selle karika kätte võtta ja ma ei pea minema sellega sponsorite juurde, et näed, ma olen karikas nüüd, et näed, vaadake, eks, et tänu teile on ja, et ma ei pea seda ütlema, et ma lähen... Lähed peegli ette ja ütled, et... ma lähen isa-ema juurde ja ütlen, et näed, et tegime ära selle ja minust on see nagu siuke puhas ja äge tunne, et... Ja, kindlasti. Räägime nendest masinatest ka või? Jah. Su töömasinatest? Jah, minu jaoks hästi igav teema, et jah, teie jaoks vist hästi huvitav, eks ju. No Hannes on veits rohkem raske tehnikaga kokku puutunud, aga... Minu jaoks on see ikka väga põnev teema. Okei. Aga mina ei ole üldse sellega kokku puutunud ja... Samamoodi nagu sina ütled, et sina lülitad võidusõidust pea välja, siis mina lülitan samamoodi. Aga mina näiteks remontisin suure rataslaaduri käigukasti see sügis just ja mingid siuksed projektid on meil. Ehk siis me oleme, ma arvan, sarnasemad, kui sa võib-olla arvad. Me teeme täpselt samasuguseid asju lihtsalt. Minu masinad on natuke õlisemad ja natuke vanemad, millega me tegime. Aga masin on masin, ütleme niimoodi, eks ju, et rattad on all, jah. Ja minu traktor mul on iseenesest. Aga minu traktor lõpeb kuskil seal, kus sinu kapott lõpeb. Ta on nagu umbes sama suur kui sinu esiratas. Okei. Hästi siuke pisike armas John Deere. No ma võin sulle lohutuseks öelda, et ma tõin ka kõige suurema traktori, mis mul praegu majapidamises. Lõid kõik kõige paremad asjad Lätis. Jah, et on väiksemad ka, et siis võib-olla ei ole, jah. See tegelikult talvel suuremalt laud seisab, sest ta on juba nii-öelda igasugusteks muudeks töödeks on ta liiga suur nagu juba, et temaga ei ole mõistlik enam niisama nagu ringi sõita või mingit transporttööd teha, et temale peab panema nagu siukse
agregaadi järgi, et ta on ikkagist nagu 100% nii-öelda töös, et kuna ta kütusekulud ja asjad on juba nii-öelda ka noh, käivitushetkest nii suured, eks ju, et siis ta peab ikkagist palju ta tunnis võtab? Tegelikult ta tunnis ei võta palju, et ta võtab tunnis, kui ta tühikäigul käib, siis kusagil 3 liitrit tunnis. Nii kui sõitma hakkad? Siis on ikka niimoodi, et 20 tunnis läheb kohe, eks ju. Ja näiteks siis keskmine kulu päevas, kui teed siis rasket tööd, eks ju, 100%, siis on niisugune 400-500 liitrit päevas kusagil. Mille järgi traktorid liigitatakse üldse? Kas seal on jõud või seal on mass või seal on värv? Ma ütleks isegi seda, et nagu polegi mingit liigitamist enam, et pigem on see, et mida inimene vajab, nagu, et mis tööd sa temaga teed. Ja nii-öelda tänapäeval on olemas juba absoluutselt kõik valikud. Tema tahaks ju midagi siis rasket teha. Tema tahab rasket teha, jah, aga meil on nii-öelda tema väiksed vennad on sellised, et need on nagu sellised poole väiksemad ja isegi üks on isegi 3 korda väiksem, et kaalub 3 tonni, et see kaalub, eks ju, kusagil 13-14 tonni. Kurat on ikka selle kohta, et ta nii kerge on, näeb ta ikka väga suur välja. Jah. Ma oleks pakkunud küll, et see kaalub rohkem. Ei kaalu jah, et tegelikult tänava traktorid on natukene nagu, ta oleneb siis jah nagu vajadusest, mis tööd on vaja teha, eks ju, aga tänapäeval on jah, absoluutselt kõik asjad on olemas. Palju sellel näiteks jõudu on? 400 hobujõudu. Mina olen näiteks, kust mina farmindusega kokku puutun, mina mängin farming simulaatorit. Okay. Olen väga agar farming simulaatori mängija. Sa siia tööle ei taha tulla? Ilmselt tahaksid? Ma tahaks teha. Proovi päeval, et mina tahaks küll tulla. Ei, ma tahaks kombaini kõrval istuda. Selles mõttes nagu põllumehi ootame alati. Ei nagu töömehi, eks ju. Marko ka. Saab tulla või? Saab küll, jah. Tahaks proovida küll sõita. Proovida. Täna lubad mul kombaini käima panna. Me võime kombainiga sõita ka muideks. Jah, aga niimoodi, et ma proovin selle ise käima. Hannesele ilmselt võib-olla tema mõtleks kiiremini selle välja, sest ta on raske tehnikaga rohkem kokku puutunud. Aga ma arvan, mul on nagu keerulisem see välja mõelda, et kuidas see pill käima saada. Ei ole mingit probleemi. Kus ma alustan üldse ja kuidas see asi käib. Et sa nagu loomulikult, kui sa näed, et ma hakkan tõmbama katapuldi nuppu vajutama hakkama, siis sa ütled, et ära seda vajuta. Hakkad kombaini peksusüsteemi käima panna. Jah, siis pane vastu näppe. Mängus näiteks Q-tähte vajutad, siis kukub eeder eest ära. Mul need asjad nii lihtsalt ei käi. Ei käi nii lihtsalt. Ja kivi otsa sõidad, siis ei saa resettida ka. Ei saa, siis oled ikkagist nutad. Aga seal on ikka see traktorist, miks ma hakkasin rääkima? Sest seal on nagu suur traktor, medium traktor ja väike traktor. Ja suur traktor hakkab kuskilt mingist 350. Ma ei nimetaks seda isegi nii ka, nagu sa rääkisid. Ma nimetaks seda nii, et on kõik traktorid olemas. Et nii-öelda siis 10 hobujõust kuni 4 hobujõuline 10 hobujõuste vahedega traktorid. Et kõik on tänapäeval olemas juba. Mitu traktorit teil siin on? Meil on kokku tegelikult traktoreid meil on palju, et meil on mingisugune peaaegu 20 traktorit, isegi rohkem. Aga nii-öelda siis need põhitöömehed ehk siis nagu sellised uuemapoolsed nagu need siin, eks ju, neid on niisugune aktiivses kasutuses 6 kusagil. Sest elu kipub nagu sinna poole minema kogu aeg põllumajanduses, et sul on vaja võimalikult suurt masinat, võimalikult suure agregaadiga, et teha töö ära nagu väikse kollektiiviga. Kuidas see on? Kas meil põllud on niisugused, kas need kinni oled jäänud nendega või? Olen ikka, jah. No mis teed siis? Mõlemaga. Siis on nii, et tuuakse sama suur traktor kohale, nagu see on, et majas seisab üks veel, eks ju, samasugune. Ta jääb kaugemale lihtsalt või? Jah, üldiselt nagu põllu peal, üksikud kohad need, mis on nii pehmed. Üksikud kohad, mis on märjad ja alati oleme nagu hakkama saanud, et ei ole sellega probleemi olnud. Tõmbame välja, et mis on kõige tähtsam asi kinni jäämisel, niisuguse suure tehnikaline see, et sa ei hakka nagu kraapima. Kui sa selle kombainiga hakkad siin proovid, et proovime edasi, proovime tagasi, siis võib-olla enam ei aita sellest samast suurest traktorist. Lintidega meest olema. See on päris raju küll nende suurte masinatega. Jah, kõige suurem saavutus, mis meil on 4 traktoriga tõmbasime kombaini, et mitte küll seda konkreetset, aga siis eelmist, et umbes sama suur, et
siis oli ikka küll niisugune tunne, et nagu mõtted saavad otsa, on ju. mõtted saavad otsa ja siis ei ole nagu naljakas. Toome tööriistakasti poltide mutritena minema. Põhimõtteliselt küll jah, et noh, tead võtad seal mudas selle eedri eest ära ja siis on ikka küll, et pimedaks läheb ja siis kõht läheb tühjaks ja naine helistab, et kus sa oled ja hullud asjad. mootorrattaga. Noh jah, et oleme muidugi õppinud neist vigadest ja noh, eks ju ajaga õpid oma põlde tundma ka ja siis tead, kuhu ronida ja kuhu mitte. Iga aasta võib-olla ei astu seda reha otsa enam, eks ju, aga on ka aastaid, näiteks nagu oli see aasta, kus noh, ei saa teisiti, et pead riskima, sest et põllud olid nii märjad, et ei saanud nagu noh, vilja kätte enam põllu pealt. Et olid siuksed kohad juba märjad, mis nagu ei ole nagu juba 10 aastat nagu mitte mingit nagu sellist noh, pehmust nagu välja näidanud. Seda osa ka ei ole seal. Aga kuidas asjad katki lähevad ka või? Ikka lähevad jah, et tehnika ikka vast laguneb jah. Sõidad mingi asja otsa, kukub midagi üldest ära, nii hull ei ole? Niisuguseid asju meil nagu eriti ei juht jah, et meil on ikkagi noh, põllud on nii-öelda perfektselt kivides koristatud ja mingisuguseid raudtorusid ja kaikaid seal ei ole, eks ju. Käid kuidagi kontrollimas ennem vahepeal või on lihtsalt? Niimoodi, et vaata, kui noh, paned kevadel nii-öelda külvad põllu ära näiteks, on ju, siis on nii, et tuleb see pärast põllurull ka, eks ju. Annes, sa kindlasti tead seda põllurulli. Siis on nii, et seesama mees, kes rullib, on ju, temal on ka traktoril kopp ees, on ju, ja ta siis viskab mingit jama minema. Reaalselt nagu sõna otseses mõttes füüsiliselt jama kopa sisse ja nii see asi käib, et noh, peab ikkagi niisugust täiesti lihtlabast füüsilist tööd ka tegema. Ei saa nii, et istud traktoris, saavad ukse kinni ja siis vajutad E-tähte ja lükkad ketsid jalast ära ja võid sokkis. Küll jah, et ei saa niimoodi jah, et ikkagi peab niisugust reaalset tööd tegema. Sealt see jõud tuleb ka? Jah, ma ütleks küll jah, et ma olen isegi täitsa meelega niimoodi mõnikord bossile öelnud, et kuule, et ma tahan nüüd minna rullima. Et saaks kive visata? Jah, et kuigi nagu minu jaoks see võib olla niisugune liiga lihtne töö, võib-olla nagu mõtetu, eks ju, aga füüsiliselt on ta jube tegevus, kivide korjamine on täpselt samamoodi nagu niisugune võtad alt, tõstad, teised teevad topis pallide või mingite asjadega jõusaalis, maksavad raha selle eest, palkavad kallis treenerid endale. Sa lähed, võtad viskad aga kivi ja vaata, kivil on see omadus ka, et sa saad ta ju nii-öelda noh, treenib su sõrmi ja kõik asju, grippi ka, et nagu, et selles mõttes niisugune hea töö nagu, et kui hakkad niimoodi põhjalikult mõtlema, siis tegelikult see töö tuleb ringreale nagu päris palju kasuks. Järgmise põlvkonna maailmameistrid tuleme, kasvatame siin üle. Kõik toome põllu peale, ei ole midagi. Kive korjame, ei ole traktorid ka, viivad ise põllu äärde. No jah. Kõik see lenksu küljes kinni ripud, kõik see töötab. Väga äge. Ise ka oled ju tegelikult peale sõita ikkagi kirjutanud, et kuidas sul on läinud. Aga see ongi see, et ma tahan nagu personaalselt kirjutada, et ma tahan nagu oma asja ajada, oma seda, noh, kes ma ise olen, et ma ei taha nagu siis tuua seda mingit kolmandat sellist kuju või isikut sinna, et ma tahan olla nagu mina ise ja käisin, tegin, võitsin. Põhimõtteliselt küll, jah. Et noh, tegelikult seda kirjutamist, niisugused pikemad lood, mis ma olen teinud, et need ma sain tegelikult üldse nagu motivatsiooni Anno Vildilt, sest et minust Anno Vilt hakkas siin viimastel aastatel on ta nüüd nii huvitavalt kuidagi kirjutanud, et ma ei tea, et et läksin nädalavahetuse kohale, et läks nii ja naa ja siis vast kuidagi huvitav on lugeda, et nagu, et alguses oli veits imelik, aga siis tegelikult hakkasin ise ka mõtlema, et aga teistel on ka huvitav lugeda, mis sina tundsid, vaata, et noh, üks asi, et võib-olla seal oma telgi kõrvalt kellegile midagi räägid, aga võib-olla mingid teised inimesed vaatavad. Ei, ongi, et päris paljud on nagu mul sõbrad nagu kirjutanud, helistanud, et kuule, et väga lahe jutt, et millal nagu järgmine tuleb, et miks me ka seda podcasti teeme, et väga palju on ka neid, kellel ei ole Facebooki, ei ole Instagrami, nad ei tea nagu meie tegemistest midagi, aga nad on huvitatud sellest, noh, kas siis on, ma ei tea, kas on telefoni teel vestelnud, mis iganes, aga siis nad saavad ka kuulata, noh, kas mu enda vanemad, et nemad ka ikkagi ei räägi iga päev nendega juttu ja siis kõike võib-olla ei olegi meeles, mida rääkida ja kuidas nagu selles motoelus läheb, et siis nemad nagu vaatavad ka seda podcasti ja saavad ka päris palju teada. Jah, absoluutselt, jah.
võitu sellega Annes. Davai, Annes paneb selle traktori käima ja sõidab sellega nii palju edasi, et kombainiga saaks sõita näiteks, ma ei tea, 2 meetrit tagasi ja 2 meetrit edasi. Ma pean vist ise minema. Kas sa tegid selle video jaoks nii puhtaks või teil ongi masinad nii puhtaks? Ei, see on tegelikult must isegi, ma ütleks. Kurat, põllumees, põline rikas, teil läheb ikka paremini kui meil teistel inimestel. Persse, mul on auto rohkem must see. Midagi toimub. Võtame, kas teeb esimese pea kohe? Teeb või? Ma arvan, et äkki teeb. Et ei vajuta. Mis sa nüüd ütled, et? Ei, oota. Vaatame, kas teeb pea. Tema peab minema aitama. Oot, ära veel aita, kuradi. Kui valesti paned, siis lahvatab. Natuke, vaata, Annes, ma ei saa päris seda lubada sulle, et natukene on nii, et vaata, ta ikkagi mitu korda ei kannata seda asja. Talle ei meeldi tegelikult siuksed asjad, et nii, pane süüde sisse. Nii. Sidur alla. Täitsa alla. Jääba käima. Need sa võid eskiga ära panna, siin on need veakoodid. Veakoodid on ikkagi kõigil. Jah, ja nüüd on nii, et alati, kui pindi käima paned, pead vajutama seda okeid, mis ta paneb oma need originaalsättedega. Ja ma mõtlen, et sul oleks just kõige parem, kui sa sõidaksid pedaaliga nagu autoga, täitsa automaatkast. Aga nüüd siis seda mõtlen sulle, et otse kui otse ei sõida, eks. Selleks saad hakkama, ma loodan. Et käsipidur on, näed, siit. Nagu veokal? Jah, võta maha. Ja siis ainuke käigukast, mis sul on, näed edasi ja tagasi. Ja rohkem sa ei mitte tegema. Keerad rooli. Nagu laadur. Pidur on pidur, gaas on gaas, sidur on sidur. Täitsa nagu auto. Sidurit vaja ei olegi tegelikult? Ei ole. Ja täitsa julgelt võid kohe nagu sõita. Ja täitsa keera nii, kus tahad, et tal on nagu kõik asjad on hästi sujuvad ja head. Keerab vist välja ka. Keera kohe rooli siia vasakule kohki, jah. Siis me peame kindlasti ära ajama, jah. See kurat on, kukub siin kõik kokku. Sulle, Marko, niimoodi, et kui sa sellega jõuad üldse kuhugi, kui sa sinna kabiini nüüd lähed, siis ma usun, et alguses võib olla päris hirmutav. Ta on päris suur ikka. Davai. Pidur töötab, siis pole hullu. No töötab jah, aga see ei ole kaugeltki mitte enam selline nagu auto, et see on ikkagi täitsa teistsugune masin. Nii, siin ma näen, võti on siin. Aga ma saan aru, et sellel ei ole päris niimoodi, et sul on sidur ja... Ei ole jah, ta ei ole sidurit. See on pidur, See on pidur, eks jah. Ma istun igaks üks siia kõrval. B on igatahes, see peaks olema mingi käsipidur või? On, jah. Nii, siin on, ma saan aru, need on mingid käigud. Midagi ta teeb. Gaas tegelikult. See on gaas, jah? Gaas, jah. Okei, jänes ma tean, et on kiire, kilpkonn on aeglane. Keneka peal on samasugused pildid. Kui tõmbad toore peale või toore maha. Nii. Kas R võib olla tagurpidi käik või? Et... Juba persses või? Ei ole, jah. See ei ole tagurpidi käik, jah? Ei ole. Vihje on see, et see masin on tegelikult hästi lihtne. Okei, no pidur on see. Nii, see. See on, no proovi, tõmba, näed, hakkab see liikuma, jah. Okei, kahes kohas käib see rool, ossa raiss saad endale panna. Jah, tegelikult on see, et iste on sinuks. Lased niimoodi ringi muidu või? Täitsa niimoodi vahest ja... No kurat, aga see siis või? Ei, see ei ole, see oli, me leppisime kokku, et see... Sellega... No tegelikult on, Marko, see. Jah, proovi seda veel nagu liigutada. Ma sa hakkad võib-olla aimama. Aha, okei. See on nüüd tagurpidi. Ja see on edaspidi. Just. See näiteks on siin eedritoru. Okei, see on see toru siin praegu välja lükkad, siis sa siit ära enam Marko ei lähe. On jah? Okei, ma siis seda ei puudu. Enne kui sa uue sandwichiga tagasi tuled. Pärnusse sa ei jõua enam täna. Kambi joonelt minema neid sandwiche maha kruvima, kile ette panema. Sky Plussi kuulad, ma vaatan? Ei, tegelikult ei kuule. Mis sa kuuled? Mis muusikat sa kuuled? Põhises käib ikka Rock FM. Aga Rock FM-i ja vaata hommikuprogrammi sa kuulates, nad on niisugused pehmoks muutunud täitsa. Ei ropenda enam, jah? Noh, niisugused urnatused. Laupäeva hommikut kuulad siis või? Ei kuule, see on juba liiga ropp. Ja praegu panen käima, see on vaba kõik seest ja sõitma ei hakka praegu, on ju? Ja nii kaua päeva käima, kui käima läheb. Sa raisk.
aga nüüd sellega ole suhteliselt ettevaatlik, eks ju, jah, proovi, jah, julgelt, jah. Ja, mine, nüüd hakka jah võitsma. Käsipidu peale. Sõita ei taha. Ma ei tea, ma sain aru, kuidas siin töötab. ruumis on ilgelt keeruline sõita, et nagu õues on küll ägedam tegelikult. Käsipidur on peal. Jah. Keeran lihtsalt süütest välja ja psio või? Jah, põhjus küll, jah. Midagi rohkem tegema ei pea. Noh, aga esimese korra Kombainiga sõidetud. kohta said hakkama küll.